Hea kuulaja, tänase saate on toonud sinuni Idu Telliskivi salatibaar. See on üks kõige vingemaid koostööd, mida me reaalselt oleme teinud selle 5 aasta jooksul. Neid ei ole väga palju olnud, seepärast me hullult valime, kellega me tahame koostööd teha. Ja no see värskus, mis sellest salatibaarist tuleb, Jesus Christ, ma olen nagu mingi full saatejuht praegu, ülivinge, on lihtsalt nii hea. Tahad värskust, tahad kõhu täis saada, siis Idu Telliskivi. Ja nüüdsest saadaval siis täitsa pekkis külluse kaus on saadaval siis Idu salatibaarist Telliskivis ning samuti Boltis ja Woldis. Et saad seda endale koju tellida. Ja ning iga selle täitsa pekkis kausi pealt sa toetad meie tegemisi 2 euriga. Nii et kui sul läheb korda see, mis me teeme, kui me saaden sind kuidagi puudutanud või aidanud või inspireerinud, siis mine tee oma kehale üks pai, võta see suurepäraselt tervislik ja maitsev täitsa pekkis külluse kaus ning saad samal ajal meid ka toetada. Win-win-win. Tere tulemast kuulamas saadet Täitsa pekkis. Täitsa pekkis saates me inspireerime inimesi tegema elus julgemaid valikuid, jagades edukate ja ägedate inimeste pekkiminekuid. Mina olen Katrin Hindrikus. Ja mina olen Mihkel Vetemaa. Ja tänases saates oleme me tulnud siis Idu salatibaari Telliskivisse ja meil on toimumas siin live event, kus on kohal pea 60 inimest pluss Idu tiim ja alustame siis ametlikult meie Täitsa pekkis 5. hooaega ja oleme täna külla kutsunud kellegi muu kui härra Ženja Fokini. Tere tulemast saatesse, Ženja. Jambollaia, Täitsa pekkis. Super. Tõmbab käima ära. Vaata, Täitsa pekkis saates me üldiselt räägime asjadest, mis lähevad pekki, me räägime väljakutsetest, me räägime raskustest ja kõigest sellest. Täna me räägime võib-olla nagu sinu teadmisi arvestades ka natukese stiilist ja sellest, kuidas see mõjutab meid. Aga ma tahaksin alustada seda vestlust täna sellise koha pealt, et milline on sinu arvates selline peamine vale arusaam sellest, kes on Ženja Fokin? Lähme kohe nagu, noh. Väga nunnu küsimus, aga ma pean see kahjuks kõrvastama. Sinu arvamus ei maksa minu arveid. Sorry. ja kurat, kui teie elate oma elu nõndaviisi, et kui keegi tädi Malle või kuskil siristab miskit, siis sorry, see on ainult kõige sirin. See ei saa olla nagu sinu osa, see ei ole sinu indiviidist tükikene, see ei ole sinu loomusest, see ei ole isegi sinust tujust, vaata. Ja parim ongi alati see, et nagu inglise keeles see kõlab võib-olla natukene veel paremini, vaata, et your opinion doesn't pay my bills, aga eesti keeles on ka väga-väga ilus selline. Ma üks hetk tulin selle peale, sellepärast, et keegi küsis mu käest, et kuule, mis sa arvad? Ja see on see, et nagu ma isegi ei kuluta aega selle peale. Sinu arvamus ei maksa minu arvid. Easy. Jätka see endale mingi, kirjutage üles kuskile. Tihtipeale ma kirjutan selle endale külmkappi peale, sest et sellised väga lihtsad asjad kipuvad liiga lihtsalt ununema. Aga kas sa kirjutasid endale selle seina peale, sa praegust nii tugevalt räägid sellepärast, et sa oled saanud väga palju kriitikat ja sa oled võtnud seda südamesse või oled sa alati olnud selline, et sul on olnud suva? Pigem tead, kui sa tuled hästi sellisest väikesest kohast, vaata, ja siis ma olen Kundast pärit kusjuures. Selline triivides seal ida-blokki veerel. Olen õppinud selgeks eesti keele, lisaks sellele mu nimi on Ženja Fokin, on ju. Aga all good, you know. Aga ma arvan, see, et kui sa oled ise, minu nagu selles mõttes see eesmärk ei ole kunagi nii-öelda nagu kuskil nagu ala, et sa ei pea olema nagu räigelt kraapima kellegi ukse taga, et telepildis olla või ala mingit muud tähelepanu veel, on ju. Lihtsalt sellest ühest hetkest, kui meil kaamera, Karl Burmani stuudios, mida me toona Liina Steiniga ürisime, tegin PR-tegevust erinevatele brändidele ja siis oli üks saate filmimine, Margus Sikk oli selle operaator seal toona ja režissöör ka, nagu ikka. Head asjad, head inimesed teevad kõiki asju ise, on ju. Ja siis ma lihtsalt panin mingi sellise lause maha, et Liinal oli toona pleksis tehtud Kamasutra poosidega kõrvakad. Mulle väga meeldis, kuidas mu kliendi selline 6-aastane laps küsis, emme, kas seal on kõrvas draakonid? Siis ma mõtlesin, et kuidas ma oma maale hakkan nüüd seletama, et seal on mingi teised poosid, vaata. Okei. Long story short, siis ma lihtsalt ütlesin, tead, paneme need selle komplekti selga ja lisame sinna juurde need kepipoosidega kõrvakad. Siis Margus oli lihtsalt nagu drop the mic. Siis ta oli see, mida sa just ütlesid?
et kuule, kas sa saad homme tulla green screen proovi, et teeme, et meil on üks saade siin käimas. Siis elimineeriti mingid eesolijad ja siis ma kuidagi järsku sattusingi, ma olen telekas. Ma arvan, selle kõige kummastavam selle juures oli vist see, et kui ma vist Rocca al Mare keskuses kõndisin ja siis järsku kuulen, et inimesed sotsistavad mu nime. See on mingi täitsa pekis, et kas ma olen mingi lolliks minemas, vaata. Ja kõige naljakam oli see, et vaat lastel on mingi selline teistsugune siirus, vaata juures, aga täiskasvanud inimesed on nagu mingi, vaata, et siis see oli võib-olla alguses natuke selline keerukam, aga muu on olnud selline hästi easy võib-olla. Ma oleme omalt loomult selline, kuidas ma ütlen, et ma jätan meelde, aga ma ei kanna seda kaasas, vaata, et selline, ma olen lihtsalt lahenduste poolt. Kui kellelgi on probleem, siis ma ütlen, et see on nagu lahendamiseks, vaata, või et ei ole olemas probleemi, on olemas vaid sellised lahendused, et selline, mul isegi vist Õhtuleht on kunagi küsinud, et kas sa oled purjus, et sa oled nii heas tujus alati. Või on teie kahjurõmuks tõdema, et olen täitsa vee peal. Vee peal, mitte vee all siis. Okei, ühesõnaga, nagu see natuke see loob pilti ette, et siis põhimõtteliselt sa oled sellise suhtumisega nagu alati olnud, et sa ei lase teist inimeste arvamust ennast mõjutada, sest see on täiega probleem siiamaani, see minul on pikalt probleem. See on väga lihtne lahendus, kui sa oled ise pool eestlane, pool venelane, vaata, siis sa nagu kas sa ujud või upud, vaata, et nagu nii lihtne see ongi ja kui sa tuled mingi väikesest kolkast linna ja siis sa saad aru, et nagu, et sa pead nagu ajama seda oma asja, vaata kuidagi ja siis see viibki kuidagi edasi. Ja oluline on teada, mida ma nagu tagant vaadades näen. Oluline on ära tunda need, kellega sa läheksid luurele, vaata. Sest ütleme, muidu neid üldisi aplodeerijaid on juures päris palju, vaata. Aga et sa tunned ära need omad inimesed ja need, ma arvan, et tunned alati ära, kes sinu, ma ei tea, mingi lahutusi läbi teinud või siis, kes on mingi lahku läinud või kes on pidanud mingi, ma ei tea, koera kassi mingi oma eksiga jagama. Mul on hea meel, et nüüd teatakse, et nagu keegi, kes on lahutuse läbi teinud. Ma toon lihtsalt selle väite, et üks päev helistab mulle Ants Rootslane ja alustab vestlussõnaga no tšau, staar lahutaja. Et siis nüüd, kuidas inimesed mind teavad. Ei tead, mingi sellistel hetkedel sa saad aru, nagu, kes on need inimesed sul ümber ja võib-olla, ja vahest seda ma võib-olla ka täiega toonitaksin meie sellise vestluse alguses, et ärge andke nõu, kui te ei ole seda küsitud. Siis tihtipeale inimesed kipuvad, no mingi, ja sa võiksid nagu nii teha ja naa teha, see, et ma tahan, et sa oled praegu üks suur kõrv, vaata. Nagu ma tahan ennast, ma ei tea, mingi, täna just oli mingi hetk, et sõbranna lihtsalt ütles, et mingi läksid lahku mingi 2 väikse lapsega, mida nüüd teeb. Sa lihtsalt kuulad ära. Sest et kui sina kuulad ära, siis ta saab koju minna natukene võib-olla kergemini ja võib-olla kui sa nagu selle kõva häälselt saad kellegi läbi rääkida, kes ei ole just mingi teraapiatoas ja ma tean ka kõigile soovitan teraapiat ka, et see on nagu parim viis, et võib-olla ma ei tea, kohata iseennast. Teinekord te sõidate, ma ei tea, punktist A, punkti B, ma tihti käin Ida-Virumaal, sõidan lausvaikuses. Täitsa pekkis, ma isegi ei kuula podcasti vaikuses. Ja tead, see oli alguses päris hirmutav, sest sulle nagu tulevad nagu koputama ja kraapima nagu sellised mõtted ja appi sa pead sellega tegelema ja siis ma peaks sinna väikesesse kastikesse ära ja et see on selline, see on huvitav. Mis sind on ajendanud tegelema nende erinevate teraapiate või asjadega, mis aitavad sul endaga rohkem kontakti saada? Ma arvan, mingid vanemad, mul läksid vanema mingi, päris pikka aega juba tagasi lahku, ma olin, selles mõttes ma olin juba kodust välja lenda ja nii edasi. Issa ma ei tea, kui isiklikult ma nüüd tohin minna. Sa tohid väga isiklikult. See on ainult meie kolmekesi oma vahel. Ja just keegi teine ei kuula. Ja siis ma saan aru, vaata, et tegelikult naised on ussid. Et ta on keeranud nagu mingi selliseid hetki, et ta on keeranud nagu isa nagu minu vastu, tähendab mind isa vastu nagu oma huvi arvestades, vaata. Ja seda ma sain alles aru pärast täiskasvanud inimesena kuskil kuradist 70 € teraapia tunni eest makstes, vaata. See on nagu, maam,
thank you, ma oleks võinud selle eest mingi, ma ei tea, siia kas või idust sööma tulla, vaata või nagu money well spent on ju. Aga selles mõttes on nagu parem, et sa saad sellest aimu ja teada, vaata, kui sa mingi nagu elad selle tundega ja siis ma ei tea, mingites eluhetkedes sa hoopistükkis oma seda nii-öelda katkist mustrit nagu nii-öelda elad kellegi teiste peal välja, et nii-öelda see, ma ei taha öelda ka, et see mingi ameerikalik selline, keep smiling ja kõik on hästi. Ma sellesse väga ei usu, ma usun sellesse, et istume maha, räägime ja vahest on ka mingid asjad, Margit Hagamuga nagu ütles mulle päris hästi, et Ženja, ära süga, kui ei sügele. Et need on mingid asjad ka, et nagu kas ma teinekord olen mingi oma asjadega sellises kordi jänesurus olnud, ma tean, sealt annab nüüd üles kaevata, vaata ennast tagasi, mõtlen. Ja mingi sellise professionaalse terapeudi kasuks tihti ka proovige läbi, et mõne inimesega sul klikib, mõnega ei kliki, mõni sulle, ma ei tea, näo poolest sümpatiseerib. Ma ükskord teraapiasse minnes nägin, et tal olid mingid sellised, lihtsalt stiililiselt ei sobinud, siis ma lihtsalt järgmine kord ei läinud, vaata. Päris ega ma eelmise korteri müüsi ka niimoodi maha, mingi tädi tuli Prada kingades ja teile ma müün, vaata. See on nagu mingi... Ja siis sa pead usaldama seda intuitiivsust, sest et ma arvan, täiskasvanud inimesena, mida meile teeb koolisüsteem? Koolisüsteem tahab meid nagu niimoodi, nagu teha meist mingid tupervaared, vaata. Tahab meid nagu suruda mingitesse kuradima raamidesse, et sa tuleksid 8-5. Et... ma ei tea, see tuleks nii või kas samamoodi mingi suhtumine mingi rahasse ja mingisse, ma ei tea, inimsuhetesse ja mingi loovusesse. Ütles teile kooli aeg keegi, et davai, et sa võid olla vabakutseline. Mul mingi niimoodi, mis see veel on, vaata. Ja ma olen Kundast pärit, vaata. Meil oli 2 varianti. Naised läksid alati Konsumisse müüjaks tööle ja mehed töötasid tehases. Seal ei ole mingi vahepealset varianti, vaata. Ei ole. Ja siis on teine variant on see, et meil kõik talved olid, te mäletate valgeid talvi on ju, meil ei olnud talved valged, meil talved olid hallid, sõna otseses mõttes. Ja siis mõtlen, mu fantaasia sai hoopis teistmoodi alguse, sest mu vanamal oli seal tehase kõrval nagu ta elas seal, aiamaa, agarodik on ja nii edasi. Ja siis mõtled see, et sa võtad sügisel õunu, nad on hallid. Ja siis võtad selle terasharja, hakkad sellega nühkima, et saada seda õunavärvi sealt välja. Ja siis mõtlen, selle fantaasial on selline nagu... Kas või ma mingi stilistika töödes, mida teen, nagu see on see, et ma tahaks öelda, et siin on midagi võib-olla mingi kruvi logiseb, aga you know, it is what it is. No need on need kõige paremad mõtted, kus kruvid logisevad. Aga sa mainisid natukes, et mingitel hetkedel sa oled olnud nagu täiega kuskil jäneseurus ja tegelen nagu teemaga, et oled sa valmis jagama ka mõnda nagu midagi konkreetsemat, millega sa oled tegelenud ja oled sellest võitu saanud? Ma ütlen päris ausalt on see, et mul on alati tunne olnud, et issand, ma nüüd tahan lõõgastust. Mul eile, ma lihtsalt praegu remondin oma uut kodu ja siis mu ehitaja on mingi kadunud ja ta vastab telefonile. Ja siis mingi niimoodi, kõik, see on tavaline, küll ta esmaspäevaks välja ilmub. Esmaspäev ka ei kipu ega õppu. Täna mis päev meil üldse? Kolmapäev. Nii, eile teda ei olnud ka, on ja ma otsin teda mingi äkki täna tuleb. Ja täna siis lõpuks andis märku, et ta homme tuleb. Ja siis ma saan aru, et tegelikult ma tahtsin, Vein kõnetas mind. Vein ütles mulle, et ava mind ja siis nüüd probleem laheneb. Ja siis ma ütlesin, et kui ma selle Veini seal avan, ega siis see remondimees sellest välja ilmu vaata, et on ju. Et tegelikult ma arvan, alkoholiga ma olen võib-olla ise tundnud, seda on väga raske endale tunnistada, sest et mulle geneetiliselt maitseb, päriselt maitseb. Ja mul on tunne, et ma justkui lõõgastuksin, aga tegelikult ma laenan sellega järgmisest päevast. Ja ma arvan, mulle maitseb nagu nii hästi, et ma nagu justkui summutan midagi, aga tegelikult see summutus on emotsionaalselt võib-olla natukene keerukas ja võib-olla, ma räägin praegu selliseid asju, mida ma ei ole kellelegi rääkinud, peale oma psühholoogi ja lähima sõpruskonna, aga ma tahan lihtsalt seda öelda, et te ei ole kunagi oma murega üksi, et see on väga oluline teada saada, et see, et sul on olemas mingi tugivõrgustik, nimetage, mis see nõnda. Ja teine asi on see, et ma saan aru, et sellisega on see siis kas depressioon või on see siis ka nii-öelda sellised natukene nagu tumedamad murepilved,
et tegelikult sellega peab tegelema. Ja väga halb on endale tunnistada selles mõttes, et kui sa oled selline rõõmus ja lõbus inimene, et kuidas sul on paha tuju või jonni tujud, vaata. Et kuidas mul on nõnda viisi, et mul on mingid meilid, mingi rahvusvahelised koostööd, mingi konverentsid, mingid esinemised, mingi kohustused. Ja siis ma saan aru, et ma ei saa mitte midagi teha, sest et sa oled nagu puht füüsiliselt, et ma lihtsalt töölaua taga istun ja ma näen, et sul on mingi 200 vastamata meili, on ju. Ja siis sa ei saa mitte midagi teha, sest sul on brain freeze, vaata. Ja siis ma sealt sain lõpuks hakata edasi minema, et ma jonnisin. Ja üks hetk, kui ma sain aru, et sõpradest kutsus kaasa jooksma. Ja siis ma sain aru, et spordil ja siis mingi hetkel tekkis ka väga suur huvi neuroteaduse vastu. Et eelmisel aastal Bali 3 kuud ära olles ma tegin seal mingi hingamisteraapia läbi, väga rohkelt joogatunde. Seal on ka väga see, et kui sa lähed selle spirituaalsusega nagu natukene teise äärmusesse, siis sul kaob jälle nagu see, aga pekki ma pean homme elektriarve ära maksma, vaata, või kus sa pead nagu vabakutselise endale asju ette söötma. Ja siis ma sain lihtsalt aru, et sport tegelikult ükskõik, mõtlen, mõned inimesed on põlevad läbi ja keegi võib-olla ei saa jooksmas käia või kellelegi ei meeldi rühmatreeningud. Ma lihtsalt nagu tunnen seda, kui ma lähen grupis suure nagu mingi massiga ühte ruumi koos higistama, see lihtsalt see mõte mul juba nagu ajab katuse sõitma, aga ma tean, väga paljudele see sobib. See sobib lihtsalt sellepärast, et entuka pärast. Mulle sobib jälle see, et kui keegi, ma ei tea, läheb jõusaali või davai, lähme jooksma, sa kujutad ette jooksmas käies, ma ei saa ühtegi muremõtet mõelda, sest et mul aju lülitub mingi kuidagi teisele FM-ile või ujumas käies. Ma ei saa mitte midagi muud teha, kui ainult hingata, vaata, kujutad ette või? Ja see kõige raskem asi on tegelikult see, ma arvan, me oleme maailmameistrid kõik selles, et mõeldes, kui äge see reis oli, vaata, ja kui äge nagu see päev seal nädal aega tagasi oli või ma ei tea, mingi shopping või mingi elamus. Ja siis me hakkame kogu aeg mõtlema, et meil on ju tulemas see asi, vaata, või kohe on tulemas aastavahetus, mida me selga paneme. Aga kui raske on olla siin ja praegu ja nüüd. Ja veel kõigele lisaks, kui me paneme muusika kinni, ma kodus samamoodi, ma ei pane telekat käima, ma ei kuula raadiot ja see vaikus, see alguses räigelt ehmatab, et äkki, aga tegelikult ei. Ja siis sa jõuad sinna, kus sa oled iseendaga kodus ja see on mingi selline rahutunne, mida sa ütledki nagu täitsa pekkis, kui äge. Et see on selline, ma nimetan seda isegi natuke nagu, kes siin joogaga tegelevad, vaata see rahulolu, vaata. Või siis see tunne, kui sa peale trenni tuled, on ju, et siis see, et see on natuke selline nagu, see on tasuta ka veel saada aru. Nagu see on selline, et nagu. Ühte käppi ei ole selle jaoks vaja. Jah, isegi käppi ei ole vaja. Isegi käppi ei ole vaja, väga kurb. Aitäh, Shane, et sa jagad meiega neid hetki enda elust. Aga mis sa tundsid siis sellel hetkel, kui oli sul 200 meili, sa ei tahtnud neile vastata, et elu oli pekkis. Mis su tunne, kas sa tundsid seda, et äkki see elu siin planeedil Maa ikkagist ei ole väärt elamist? Ma tundsin pigem sellist, et esimene asi oli see, et sa hakkad endast eemale inimesi tõukama, vaata. Kuigi tänases hetkes ma olen nagu sealmaal, kus ma võin öelda, et ma saan endaga nii hästi läbi, et mu oma seltskond on nagu kuradi äge, vaata. No päriselt ka, et mul ei ole vaja nagu endale nii-öelda mingit vilepilli tõmbaja kuskile kõrvale selle jaoks, et oleks lõbus. Ja lihtsalt see, see on nagu töö, vaata. Ja mingi hetkega ma sain ka väga hästi aru, et sa pead probleemi olemasolul, sa pead esiteks tunnistama, sa pead ära tundma. Ja esimene asi oli loomulikult, et kui sulle soovitatakse nii-öelda mingi medikamente, siis sul on see tunne alati, mul ei ole vaja, vaata. Aga üks asi on see, et meil on olemas nii-öelda nagu selline, kuidas ma ütlen siis, hormonaalne seis, vaata, või biokeemia siis võib-olla natukene seletades. Ja see on see, et me ei saa oma emotsioone nii-öelda nagu kontrollida. Aga mis ma sellest õppisin, et ma saan kontrollida, kuidas ma nii-öelda nagu reageerin nendele. Et eesti keeles on hästi tore ütlemine ka vaata, et hommik on õhtust targem. Nagu kas või ka see, et sa lased mingitel asjadel käärida või olla. Ja samamoodi ma arvan, et kui siin oli meil just tegelikult eelmisel nädalavahetusel oli suitsiidiennetuskuu või suitsiidiennetuspäev,
kus siis ka võib-olla sellele rohkem tähelepanu tõmmati ja ma arvan, mida enam me sellele ka tähelepanu tõmbame, seda rohkem jääb meile ka inimesi meie ümber ja alles vaata. Ja kõige suurem võib-olla mu see oma see hiireurg, kus ma olin, ma arvan, oligi siis, kui see kogu pandeemia algas, et mingid asjad sul tulid nagu sellise suure nivoona peale, siis mõtlen see, et aga kuidas ma nii-öelda nagu saan kõige sellega hakkama. Ja teine selline suurem laksak, ja ka see laksak oli pigem nagu selline nagu kasvatav, oli onu surm eelmisel aastal emadepäeval. Ja asi oli selles, et kuna ma olen kakskeelsest perest, siis tal oli, tähendab, minule pandi nimi tema järgi vaata. Ja siis ma olen seal, me oleme Vene õigeusu kirikus, siis sellisel püüdsemisel ja ma näen enda nime seal sellel tahvlil vaata. Ja siis mul jookseb nagu mingi multikas ja siis ma saan aru, et nagu iga päev on see uus päev jälle. Ja tegelikult väga ilus, vaata öeldakse küll ka, et mehed ei nuta ja nii edasi. Ja siis oli tegelikult see hetk, kus me tegelikult nagu nutsime ja see nutt ei olnud nagu selline, kuidas ma ütlen, see nutt ei olnud nagu selline hala või selline nõrkuse nutt, vaid see nutt oli nagu hingest hinge ja mul oli väga selline tunne, et see ühendas väga paljuski. Ja ma alati ka kõigile soovitan, kui teine kord teil on nagu tujud ja tunded, nutke täiega, sellepärast et nutke ja olge ja see on selline asi, sest mingid asju, kui me nii-öelda endas kinni sulgeme ja siis need kastikesi kunagi mingi 20 aasta pärast alles hakkame avama vaata, siis me juba üksinda sellega hakkame ei saa, siis meil on vaja mingi konservi avaja, siis meil on vaja mingid käimisi sinna ja tänna ja uste kulutamisi ja osa umbsõlmed ei saagi lahendatud vaata. Ja kui meil on ka kuulajate seas inimesi, kellel on mingid sellised umbsõlmed või mingid arusaamatused kellegiga pooleks ja ma tean, et isegi võib-olla sul on õigus, siis teate, võtke see esimene samm ja öelge, et hei, kuidas sul läheb? Sellepärast, et see tunne pärast kuidagi sellega edasi, selle süütundega edasi elada, et ma oleks võinud ju tegelikult seda umbsõlme kas või poolele teele vasta minnes. Ma ütlen see, et sa pead seda lahendama. Ma arvan, see eesmärk ongi selline, et sa ei pea seda minema nagu lahendama. Siis kui sa lähed lahendama seda, siis sa nii-öelda nagu kargad peale sellele. Aga kui sa tuleb poolele teele vastu, siis ka ise oled haavatav ja sa oled ise avatud. Ja see on selline nagu teistmoodi asja ajamine. Et see on selline ilus asi, mida ma võib-olla sellest kaotusest õppisin ja alati jäävad alles nagu mälestused ka, et isegi kui ma olen nagu stilist ja ma väga paljuski aitan inimestel ostuotsuseid langetada ja garderoob. Kui te annate mulle 1000 eurot, ma aitan teil selle väga kiiresti ära kulutada, see ei ole probleem, on ju. Või isegi veel rohkem, on ju. Siin ma olen 10 000 ka kulutanud ja Eestis kusjuures, on ju. See raha on meil olemas. Nii et sellistel hetkedel, et sa saad aru, et mingid sellised, et sa lähed poolele teile vastu või oled natuke nagu haavatav ja teine asi veel, et kuulake ja küsige küsimusi ja peegeldage. Sest et kas või ka eile sõpradega söömas käies, et ma nägin, kui palju on see, et me tahame nagu kõik võidu rääkida. Ja mis igaühes on olemas tegelikult selline nagu titt, kes tahab saada seda tähelepanu. Ja samamoodi on see, et kui sina räägid mingit lugu ja siis ma kohe räägin, aga tead, mul oli see niimoodi vaata, siis see justkui natuke nagu devalveerib sinu lugu, nagu sinu lugu oleks natuke vähem olulisem. Ja siis samamoodi nagu, et ma nagu tahaks oma loo või näitega, kui öelda, aga tead, mul on veel ägedam või raskem või samamoodi kas või kui teil elukaaslane koju tuleb ja räägib, tead, mul oli selline päev, siis ärge hakake kuidagi, aga tead, mis päev mul oli veel, mul pidi mingi 2 kuradid jooksid siin ringi ja siis mingi kass situs pärse vaibale veel ja siis mingi asju veel vaata. See ei ole see hetk vaata. See on see hetk, et võib-olla nagu tulla ka, see on jälle see teadlikult olla hetkes niimoodi, et
aga ja see ei saa teistmoodi teha, kui ainult nii-öelda nagu hambapesu, et see, et sa harjutad mingi hommikul õhtul ja nii see. Korra peataksin siinkohal üks asi, mis sa tõid nagu esile, mida ma tahaks nagu võib-olla ka korra nagu põrgatada sinuga, mida ma ise tundsin, tõid välja selle nutmise emotsioonide läbi kogemiseks, et meil eestlastel on hästi nagu harjumus emotsioone alla suruda ja mitte ainult ka meestel, et ka nagu naistel, aga no mehed on selles ikkagi meistriklassid, et need emotsioonid alla suruda ja ma olen ise võib-olla selle viimase aasta jooksul nagu õppinud nutma ja ma olen nagu ikka mitmel korral, kui ma olen nagu päris kurb ja raske on, siis ma olengi nagu veits nagu tead, tõmbad mingi kassi loo peale ja isegi nagu esile kutsunud veits, et no Mihkel, nuta nüüd raisk. Ma nüüd meelega, näita, ma ei ole kindel, kas meelega seda kuidagi peaks esile kutsuma. See võib-olla see, mis ma tahan öelda, et see on ikkagi olnud minu jaoks nagu väga aitav, ma olen päris surunud, aga kuidas nagu olla teiste ees nagu haavatav, et see ikkagi selle asja nagu point on see, et olla ise haavatav ja olla teiste ees haavatav ja näidata seda, et sul on raske vahepeal, et sul on valus ja mul on tunne, et seda nagu on väga keeruline teha. On küll jah. Ja neid pisaraid näidata on ka väga keeruline vahepeal. See on väga keeruline ja ma arvan, see on väga indiviidipõhine ja ma arvan, isegi teinekord on raske sellest, et ma ei pea siin isegi mingi nutuni jõudma või keeruline. Näiteks eile, kui ma kiitsin oma ühte väga head sõpra ja ta töötab müügialal ja ta praegu läks uude töökohta ja ta on nii tubli, tal on nii palju nagu häid diile ja nii ägedasti, ta alati mõtleb nagu kliendiga kaasa, kuigi teine hetk ma ütlen talle, kuule, come on, võta lihtsalt raha ära neilt, mida sa teed, vaata nagu. Siis saad aru, neil on ju eelarved ees, et saad aru, mis sellel mängib. Ja siis ma sain aru, kuidas see on see, et aga ära kiida mind, vaata. See on see, et mõtled nagu, et mis on need mingid tööriistad ja ma arvan, äkki see sama ikkagi aitab väga hästi see teadlikkus. Ja kui te olete nagu sina ise võib-olla, et on olemas paremaid päevi ja halvemaid päevi ja mul on vahest tunne teada inimestena, me oleme sellised. Idamaade filosoofias on selline asja olemas nii-öelda nagu aastaajad on ju. Need meie sisesed aastaajad ei käi üldse kaasa nagu välistega, kuigi võivad teinekord. Ja meil on nõndaviisi, et näiteks kui sügisel teie jaoks hästi otseloomulikult puud saavad vanadest lehtedest lahti on ju. Siis ta ei mõtle, milline tropp raputas oma lehed maha vaata. Aga inimestena on see, et kui sa jätad mingeid asju maha vaata või näiteks see, et sul on mingi eksi kingitud kleit kodus, iga kord sa vaatad, sul tuleb nagu, sa saad selle suraka endale ja sulle natuke meeldib ka. Sulle meeldib sellepärast, et nagu tegelikult natuke on hea ja valus, natuke on meeldib ka hea tuletada ja natuke tegelikult tal on nagu koht su südames olemas on ju, või nagu elus ja ajas on ju, aga ma ei näe, miks me peame olema sadistid ja nagu ise endale seda tegema. Et teinekord ka ma teiega soovitan mingitest vanadest riietest lahti saada, viige need hea tegevusse või ma ei tea, Balta turul seal üleval on basaar olemas, kus saate selle rahaks teha, on ju. Või siis, ma ei tea, annetage mõnele, ma ei tea, MTÜ-le need, on ju. Või lihtsalt viige kuskil ära, on ju, et nagu no, pakkige kokku baai, on ju. Ja et meil on olemas need aastaajad ja me saame nagu sellele vastavalt käituda nii-öelda samamoodi, et mida sa külvad, seda ka sa ka lõikad. Tead, eelmise aastal, kui ma käisin Baalil ja ma õppisin selle hingamisharjutusi, alguses on see, et nagu, mille eest ma maksan, ma oskan hingata. Ma olen päris ka, no mõtlen, tead, ma olen selles mõttes nagu hästi praktiline inimene, ma alati arvutan kõik heasse veini või šampasse, on ju. Et siis mõtlen, okei, selle, ja Baalil on hinnad veel, kes olete käinud, te teate, on ju. Kusjuures seal on üks salakoht üleval. Mu üks väga hea gurmee inimene ütles, et seal selle burrito kohas lähed, ütled, et sa tahaksid midagi head, siis läbi tagaruumi nad viivad, siis seal on mingi chipsipakk, seal ukse taga on nagu päriselt heade veinide koht on ja Baalil. Okei, sorry. Ja siis ma jõuan sinna hingamise juurde tagasi, mõtlen nagu teinekord, kui mingid sellised ärevad hetked, kuidas me hakkame, ma hingan nagu mingi sellise väga pealmise osaga, et see on nagu nii oluline. Või näiteks ka, et kui keegi su käest midagi küsib, on ju, selle asemel, et sa kohe vastaksid. Tee vastus alati, kui sa nüüd kas või selle samale küsimusele sa vastaksid 5 hetke hiljem. Vastus on nagu mingi öö ja päev. Esimene asi sa kohe ütlesid, mida pekki? Hakkaks kohe, ma ei tea, mida on ju. Ise sina tegid, mida tegid nii vaata. Ja siis on see, et kui mõtled, okei, oota, ma vaatan korraks, kas või mõtlen, okei. Ahaa, et sa arvad, et nii on, jah? Hoopis teine vaata, täiesti teine. Ja mul on endal see mentaliteet hästi paljuski. Okei, palju õnne, sul on õigus. What's next?
no päriselt vaata, et minuga on selles mõttes hästi halb vaielda. No see päriselt ka nagu selles mõttes, et okei, sa tahad õigust taga ajada, okei, palun, palju õnne sina võitsid nagu, et noh, lähme edasi. Sa lihtsalt ei vaidle kaasa? Vahest ma saan aru, et tore on argumenteerida täiskasvanlikus mõttes nii-öelda mingi hea maani, on ju. Mulle meeldib natuke ka aasida, aga kõige hullem on parastamine. Siis kui läheb mingid asjad mööda, sul juba, ma ei tea, mis periood mööda läinud. Ja mäletad jah, kui sa siis nii tegid. Päriselt. Mis see praegu? Aga ma kuulsin õigesti või? Ja siis ma väga alati ka palun tegelikult inimestel kokku leppida, et teeme nii, et nüüd see on nii ja never ever again, vaata, et nagu mitte kunagi palun ära tõsta seda üles, vaata. Ja teine on hästi tore oskus ka. Kanna pealt ümber pöörd. I love it. Oota, kuidas? Kanna pealt ümber pöörd. I love it. Ja siis saad aru, sa kogu selle oma selle fuuria hetkega sa jääd ise sinna, vaata. Mul on lihtsalt parim oli see, et ma olin ükskord Stockmannis, siis mu klient proovis ühte kleiti ja siis ma panime selga, proovis. Ja ma ütlesin, vaata, see toob mul mingi lodevaid neid käevarsti. Siis ütlesin, äkki see ei ole kehalise kasvatuse tundi viimati kooli lõpust näinud, vaata. Ja siis on see hetk, vaata. Ta arvas, et ma hakka kuidagi etlen taga kaasa ja siis ta sai aru tegelikult, kui piinlik, vaata. See on, et tema süüdistab oma käsivartes mind. Mind, Shane Fawkinit. Ja siis oli järgmine hetk, kus ta tahtis olla, teate, põlluhiirt, on ju. Nii nunnu. Nii et alati teiega soovitan just selle hetke kinni püüda, tabada. Baalil võib-olla kõige parema harjutuse ma sain, jälle harjutus, on see, et punane hari on selle nimi, aga ma enamus teil on nii autojuhiload olemas, et mõelge seda auto stopp-märki ja harjutage seda läbi. Oled kassa järjekorras, sul on mingi, ma lihtsalt päriselt unustasin selle kaerapiima ostmata ja siis mingi tädi on mul ees, mingi mul ees sita lint ostmata, siis ta läheb kuskile. Ta ei tule tagasi, vaata. Siis ma mõtlen, okei, et oleks seal mingi 3 asja, ma maksaks tema eest ka, vaata. On või seda kaerapiim üldse on või? Tegelikult on ikka vaja, jah, ma nagu paks smuuti sisse pudru peal. Ja siis on mingid hetked, kus sa saad ka aru, ja need on need hetked, mis alati tuletavad meelde sulle seda stopp-märki. Või ma ei tea, kes oskab, ma ei tea, 10 lugeda. Ma oskan, ausõna. Oskad, jah? Noh, seda, ja see on jälle ka, et harjutamise asi, vaata. Ja võib-olla seda ka mingites, ma ei tea, töösituatsioonides proovida, kodus proovida, vanematega proovida, sest et vanem generatsioon on see, et neil on mingi see tuletiku efekt täiega. Ja tegelikult asja polegi nii hull, vaata. Et nagu see paanika jaanika efekt võib-olla nendele ka kuidagi edasi kanda ja see on selline ilus on täiega. Tahtsin korra tagasi tulla selle hetkene, mis sa enne mainisid, mis mul olid külmavärinad üle keha ja ma ei ole 200 saate jooksul kordagi kuulnud, et keegi sellest räägiks üldse. Kui see tunne, kui sa näed enda nime hauatahvlil, seal on kirjas päriselt Jevgeni Fawkin ja mul tuli pilt ette hauakivist, kus on minu nimi peale kirjutatud. Ja mingi holy shit, et aga see on üks asi, mis on kindel, mis juhtub. Et siit me lahkume. Kas pärast seda hetke seal hakkasidki nagu suuremad muutused toimuma su elus? Suuremad muutused on toimunud, ma arvan, nagu läbivalt, sest et mul on endal selline suhtumine, et ma tahan alati olla nii-öelda nagu tundlad püsti ja 2 jalaga maa peal. See on mu mingi selline nii-öelda minu filosoofia. Mis tähendab tundlad püsti? Tundlad tähendab seda, et sul jääks alati alles selline nagu õpipoisi himu teada asjade kohta ja kui ma millegi asja kohta ei tea, ma ei tea, on tõesti kas siis mingi, kuidas meie aju funktsioneerib või ala, et on see siis moe kohta samamoodi, et tänases moe hetkes mind ei huvita see, mis tuleb homme nii väga, kui me oleme kursis sellega, mis meil on olnud. Et ma olen moe ajaloos väga kodus selles mõttes, on ju. Ja see on see, et sa lood endale mingi sellist teistmoodi kihte ja teistmoodi sisu sinna juurde. Selle onusurma juurde tagasi tulles, siin on nagu paar erinevat aspekti, et
see lähendas mind kindlasti sugulastega rohkem. Nii kahju on tegelikult nõndaviisi öelda, et sul peab keegi ära minema selle jaoks, et juhtuks miski, vaata. Et see lõimumine oli kuidagi selline väga palju ilusam. Ja selgusid ka mingi sellised asjad, et kõik täiega alati arvasid, et sa elad oma mingi täitsa sellist teist kutset siin ja šampanja seal ja mingi sellist natuke nagu teist laadi meediaelu. Ja siis tegelikult nad saavad aru, et mingi lemmikriietusesemed ongi mingi, ma ei tea, allnaabri tehtud mingi koerakarvast villased sokid ja mingi lihtsalt selline hästi easy, vaata. Mul on täna kusjuures vanaisa püksid jalas, nii et you know, I love it. Vanasti osati asja hästi teha. Aga või ala mingi Marati dressid seal kuskil kogu pandeemia. Ma niimoodi kulutasin nad läbi, et mul juba tundus, et see kangas oli kuidagi mingi selline uus elitaarne selline käsitöö, vaata. Aga sealt selle traagilise või selle äraminemise hetke juures ma tegelikult isegi, ma ei saa seda öelda nii, aga ma täiega soovitan inimestele sellist kogemust. Sellepärast, et meil ruumis, ma hästi tükk aega mõtlesin ka, aga kuidas ma eristan tema lastele, vaata. Et ma võtsin täiega hoogu, et kuidas, ma just sõitsin Ida-Virumaalt tagasi linna, aga kuidas ma helistan ta, aga mida ma ütlen talle, aga ma ütlen sulle, et mul on kahju või vabandan, et minu vabandus ei too teda tagasi, vaata. Aga siis ma lihtsalt mõtlesin, et hei, et mul on väga kahju, et nii juhtus. Ma ütlen sulle, et ma olen su jaoks olemas ja ma arvan, et ka Ukraina sõja taustal tänases hetkes ma vahest lihtsalt ise nii tunnen, et ma olen nii white beneficial trash, vaata. Et see, et mul on nagu kõik kuradi nii hästi ja mul on katus pea kohal ja siis mingi ma teen uues kodus remonti ja siis mingi käed on ja jalad ka ja näen ka ja kuulen ka, vaata. Ja siis ma saan aru, et see surm on meile vajalik selle jaoks, et me saaksime korraks kõrvalt künkalt asju näha ja vaadata ja võib-olla nagu ka perspektiive kokku seada, nagu, et nagu, mis on päris tegelikult oluline, vaata. Mingi, nägid, mis pilguga ta vaatas mind või mingi kommenteeris või ma ei tea, mingi nüüd on nii või naa, vaata. Et kõik see on nagu nii tühine, vaata. See on nii tühine nagu elu enda kohal ja elu ise on nii üürike ja habras, vaata. Et mul on et kas nendeks vaidlusteks kas või mingi kõnelused, mis teil, ma ei tea, kus te oma eluga tänasel hetkel praegu olete, vaata. Aga ma väga soovin teile, et te tunneksite ja hindaksite seda elu võib-olla natuke nagu teistmoodi. Ja samas ma saan ka aru, et sellised kogemused on alati tulnud ka selleks, et nagu õpetada, vaata, kes hakkavad küll otsima, aga mida ma sealt veel õppisin, vaata. Et meil on olemas alati mingi rada, mida mööda saame käia, vaata. Ja võib-olla ma sel aastal olen hakanud, mul on väga seda, selles mõttes huvitav enda jaoks avastada, et loomulikult lähikonna inimesed ja ma olen väga tihti ka oma töö pärast viibin väga erinevates seltskondades, aga esimest korda elus mind huvitavad võõrad inimesed. Mind huvitab selles mõttes, et ma tahan nagu teada natuke veel selle natuuri kohta ja kogu selline see, tihti me persoonidena arvame, et me oleme väga sellised unikaalsed, aga tegelikult me toimime samamoodi, nagu ma ei tea, inimesed mingi paarsada aastat tagasi toimisid, vaata, ja kas või põhivajadus on sama, et samamoodi see, et see kuulustunne ja siis ärakuulamine ja kõik sellised asjad sinna sekka. Ja ma arvan, surm siia kõrvale või alaga, kuidas kaasa tunda, et kuidas minu story teeb asja paremaks. Ja siis tegelikult on see, et hei, aga mida sa tunned, vaata. Et kas või nõndavis, et me alustame kuidagi sellistel ja teinekord ma ütlen ka, et siin on olemas ka leinateraapiad ja kõik muud asjad veel, et ma olen ka mingites olen ka läbi käinud ja ma ühest asjast sain aru. Nii kaua, kui me neid erinevaid teraapia, ma alati väga kiidan teraapiat ja seda peab nagu läbi tegema, aga pinki nühkides ärge unustage elada elu ennast, vaata. Et see on nagu see, mis paneb jälle mingi need kaalukausid ja et sa saad, mulle meeldib asju vaadata mingi erinevate mätaste otsast või see, et sa vaatagi nagu, okei, vaata, mis sealt künka otsast, aga mis oleks umbes teie perspektiiv, vaata. Et siis saab sellise ja leina ja kõik sellise nagu kaotuse ja kõige puhul, et kõik võtavad seda väga erinevalt ja siis samamoodi anda teada, et hei,
et anna lihtsalt teada, et ma olen su jaoks olemas või on siis tõesti siis väga tihti on see, et inimesed hakkavad niimoodi tegema, et sa ei räägi sellest või ei puuduta seda teemat, sest sul on tunne, et sa äkki riivad kellegi tundeid ja tuletad talle tema kaotust meelde. Sorry, seda kaotust ma mäletan nagu elu lõpuni alati, vaata. See on alati minuga kaasas ja seda, mida ma alati ka, isegi kui ma olen mingi super kaltsumajanduses igati köögi poole peal kodus, siis tegelikult ma ütlen teile ka, et asjad kuluvad ja kaovad, aga emotsioonid ja need hetked või kas see hetk, mida meie täna teiega siin koos veedame, et see on see, mis on nagu jääv. Et ma väga loodan, et hakkate ka üles leidma enda elus kuidagi selliseid väljasõite ja toreda väikse hetki. Ja mul oli EMS oli just linnas ja siis ma sain aru, et tegelikult ma teiega tahtsin kinno minna, siis ma tahtsin seda teha, toda teha. Ja lõpuks me tegelikult lihtsalt jalutasime Kadriorus. Tasuta saad aru, seal pole isegi sissepääsupiletit, vaata. Ma olen mingi niimoodi, midagi on natuke valesti, vaata. Ja käisime mingi kohvikus ja jõime ja siis ta järsku ütleb mulle, Shane, kuule, et vaata, kui ilus mingi vahtra leht oli maas, vaata. Et lihtsalt see mingites hetkedes endas, et kui me hakkame leidma selle argise elu, ilu ja võlu ja olema tänulik selle eest, kõik, kes meil nagu praegu alles on ja olemas on. Ja ega ma väga hästi saan ka aru, et ega mu vanama ei ole ka nagu väga kauaks saata siin meiega, aga nii need hetked ja nii kaua, kui need on, siis ma nagu mingi tarin teda igale poole ja mida rohkem nagu vanemad inimesed väga tihti on meil nagu kuidagi kõrvale jäetud, sest on vaata see, et meie kultuuriruumis on see, et mis sa tead, sa oled mingi nõuka ja mutt ja see, mis midagi see on see. Ja siis see, et ma teinekord ikkagi tunnen huvi, aga kuidas teie ajal vaata oli ja kuidagi see teistmoodi mingitesse asjadesse kaasumine. Või kui me näiteks olime nüüd vanamaga, ma olen mingi Toilna sanatooriumis, ma olen käinud seal mingi üle 20 aasta, ma olen kõikide tädidega seal lihtsalt üles kasvanud ja siis mul alati massöörid alati, ma nii armastan neid täiega, nad on mingi sellised, nagu Žen, ainult sina oled suureks kasvanud, vaata, meie oleme samad, vaata. Ja tegelikult nii on. Mu vend oli mingi 2, me hakkasime seal käima ja nagu iga aasta kogu aeg käime ja vanama nüüd see aasta nagu käisime, just olime 2 nädalat tagasi seal Ida-Virumaal täiega soovitan, nagu mingi see rannariba on mingi täiega Saint-Tropez mu jaoks päriselt ka. Miks ma pean kellegi tunglema rannas, et mingi koha pärast on seal mingi kogu 20 kilomeetrit on sinu vaata. Ja siis me oleme seal ja siis vanam ütles, okei, mida ma endale kaasa pakin, kas mingi ilusa õhtusöögi kleidi ka? Siis ma ütlesin, ei babull, et võta kaasa endale mingid sellised ägedad pistaatsia värvi dressid vaata. Siis on see, et nagu et hoida tal seda nagu sellist nagu nooruslikkust sees ja ma ütlen alati ka, et kui ma inimesega riidesse paned, ükskõik kui vana sa oled või mis iganes veel, mina sinu passi ei küsi, vaata. Ja see on see, et tegelikult seal alles oleks selline see vitaalsus ja seksappiil ja sa saaksid alati valida selle aja, koha ja hetke, mille sa ise tahad õide puhkeda, et selline... Sa viid selle vestluse praegu täpselt sinna, kus me tahtsime ise ka sellega jõuda ja minna. Oled sa kindel, et mul on veel paar... Või taha või? No aga küta siis, Kats. Küta siis vahele. Küta. Tahtsin uurida segot, et sa ütlesid, et sa oled jõudnud sellisesse kohta, kus sul on... baby. Golden. Jõudnud sellisesse kohta, kus sa tunned, et sul on endaga üksinda nii hea olla. Mis on olnud mõned praktikad või mis sa saaksid soovitusena anda, et kuidas jõuda sellisesse kohta, kus sa tunned, et sul on päriselt enda seltskonnas nii hea olla, et sa ei tahagi, sul ei ole vaja väliselt seda tunnustust ja muud. Tead, ma arvan, see on selline mingi teekond jälle, ma olen mingi neid joogalaagridesse käinud mingi retriite ja siis ma mingi paar aastat tagasi käisin Vaikuselaagris, väga soovitan. Kujuted ette mulle, mina, kes ma olen kroonilise mölapidamatusega, on ju. Seda ütles mu õpetaja gümnaasiumist kunagi. Hey bitch, I'm making money with it. Aga see on täpselt see, et see jälle ka kohustab vaatama peeglisse vaata ja siis eks ma arvan tegelikult, et ma mingite hetkel ei ole ka endale võib-olla nagu nii väga meeldinud selles mõttes, et ma mingeid asju teen võib-olla, või tegin, tähendab siis, tegin võib-olla nii-öelda vahendeid valimata selles mõttes, et ma olin nagu suhteliselt selline, ja et nüüd me teeme nii, nagu ma tahan, vaata, et ma võib-olla mingil ajal ei olnud väga nii-öelda nagu tiimimängija. Ja siis mingitel hetkedel sa saad aru, et sa tõmpsid, on mingid suuremad moeshowd, mingi modelli jäi tulemata, mul on mingi niimoodi, et Jesus.
ja siis nagu mingi paar aastat läks mööda. Siis see komplekt ei lähe lavale või palun sina käid jagan teie vahel kõik need komplektid ära. Et siis nagu, et ma nagu sain ühest etapist kuidagi nagu, see on nagu mingi tõkkejooks, vaata ma käin ratsutamas kaubustega, see on täpselt see, et ma sain aru, et see on lihtsalt üks tõke. Või siis kui ka, et kellegagi hakkad mingeid asju ajama või räägid ja siis seal tuleb vastu mingi ei, kõik on nagu nii ei vaata. Siis ma nagu korraks astun kõrvale, mõtlen, aga äkki ma räägin mingi vale inimestega vaata või siis on mingi see, et Eestis on väga naljakas muidugi. Kõik on turundusjuhid, sorry, ma ei taha kedagi riivata. Ja siis turundusjuht omakorda läheb, räägib omanikuga. Mis turundusjuht sa siis oled, vaata, kui sa ei võta vastutust nagu. Sest neil on ju eelarve ette antud, vaata. Siis on mingi vastutus, sul on mingi eesmärk, nii edasi. Aga Eesti on selles mõttes nagu nunnult väike, vaata, et siis kuidagi seda saab nagu teha ja siis mul alati meeldivad ka need sellised loovad mingi. Äkki mul oli mingi paar aastat tagasi mingi suur ettevõte kutsus mind oma firma mingit uusaasta pidu hostima ja see öeldi, Xenia, ole natuke rahulikum. See on mingi 10 inimest võtta rahulikud, kes kõik on mega rahulikud, vaata, ja ma olen, kes ma ainukesena ei ole rahulik, sa tahad mind, vaata. Ja siis on mingi see, et neid hetkena on nagu päris selliseid toredaid ja siis mõtlen, see kuidagi lihvibki maha, see omab mingid teravad nurgad ja siis sa saad aru, et nagu mis asi on üldse mingi tõmpsimist väärt, vaata, ja siis kas ma nagu ja ma täiega soovitan teraapiat ka, kui keegi pole kunagi käinud, vaata, no võib-olla teil ei ole vaja, võib-olla te olete lihtsalt mingi nii nunnukalt nagu toredas pesast välja lennanud, see on ka väga okei, see on nagu täiesti võimalik. Mul on näiteks üks sõbranna, kelle ema põhimõtteliselt nagu lapsendas mind ära, siis mulle meeldisid oma need ema, et mis sa Pärnus seal jälle teed, vaata. Et põhimõtteliselt ma olen nagu natukene sinna Pärnus Raeküla kandis oli niimoodi, siis mulle meeldis see, et kui ema Annel küsis see, et naabrinaine ütles, et kuule, mul oli mingi eelmine nädalavahetus väga imelik, aga ma kuulsin Xenia Fokini häält su hoovist, vaata. See on see, et jaa. Et mulle meeldisid nagu sellised hetked, miks ma ka seal väga nii-öelda nagu pagenduses olin, et kunagi sundinud mind midagi tegema või mingit nagu, et nüüd peab sööma minema või mis iganes kõike veel. Et lihtsalt see vaba olek, vaata. Või see hetk, kui ta armas tütar küsis ta käest, et emme, mis endast, et ta oli mingi pluss 30 aastat vana juba on, sealt ei olnud mingi väga emmetamist, aga mulle väga meeldis see, et lihtsalt see hästi see lähedane suhe ja ma olen talle väga ka seda öelnud, et ma väga imetasin, samas väga kadestasin. Ja siis ta küsis sellise toreda küsimus EMS-i käest, et hei, et kui see läheb nagu väga siit klausist välja praegu, aga ema, kui ma tahaksin teha soovahetusoperatsiooni, on ju. Ta on nüüd mingi lapse ema ja kõik on hästi, vaata, et ärge muretsege. Lihtsalt see tees sealt juurest ja siis EMS lihtsalt vastas, peaasi, et sa ei tahaks orav olla, kõik muu on okei, vaata. Siis ma lihtsalt nagu armastasin teda nagu lihtsalt täiesti nagu ja siis ma oma emaga küsin, mida sa kogu aeg sinna ronisid, vaata, aga see oligi see, miks ma ronisin sinna, sellepärast, et see et terve oma elu nagu töötas arstina, vaata, ja siis on lastearstina kusjuures, siis on see, et ta oli muudes asjades väga-väga andekas, aga näiteks kui ta mulle süüa tegi, et see lihtsalt on nii nunju, ta lihtsalt nii nunju. Ma arvan, ma ei ole ka kokkamis väga osav, et mu nälja nagu kui Volt kustutab, on ju päris, kui Volti poleks olemas, ma oleks näljas, on ju, nälja surma surunud, aga ta tegi meile süüa niimoodi, et ta võttis panni, ta valas tatart sinna panni peale ja siis oli valmis. Ja siis saad aru, nagu ma kunagi julged talle öelda, vaata, kui ta midagi kohkas, et ma ei söö seda või ma ei taha. Aga mul ei ole praegu väga kõhti, aga see tatar natuke sõin küll. Nii et saad aru, milline on tatar, on ju nagu. Olen näinud. Ei nagu lihtsalt see nagu tatar, kui sa pannile paned, vaata, ja siis sa sööd seda, vaata. Selles kõik on tatar sööntena, nii et. Ei, aga sa nagu kallad selle pannile ja siis sööd seda, vaata. Nagu ilma veeta millegita lihtsalt. Ei, nagu seal oli või oli juures, on ju, aga nagu niimoodi, on ju. Ja siis ma lihtsalt olen seal köögis, siis ma lihtsalt söön ja et lihtsalt on olemas, et ma väga armastan selliseid inimesi, kes nagu elus on ka olnud, vaata,
et nad on olemas olnud, eriti sellistel, sest kui on tore, siis on hästi tore. Siis kui on tore, siis on hästi tore, aga kui on selline teised hetked, siis sa lihtsalt tead, kes on sinu enda tugisüsteem või sinu inimesed. Ja kindlasti ka näidake, et loomulikult meil on siin Gary Chapmani see armastuse 5 keelt, kui te ei ole sellega kokku puutunud, siis ma kindlasti väga soovitan, et see ei ole lihtsalt mingi Ameerika huina-muina vaata, või seal on nagu päriselt mingeid asju lihtsalt selle jaoks funktsioneerida. Sest kui mul oma lemps käib linnas, siis ta alati toob mulle midagi vaata, siis mul on nii närvi nagu. Esiteks tal on endal nii kaaluga probleem, siis tuleb martsipan käes alati vaata. Siis ma olen proovinud seletada, et saad aru, et nagu, you know, mitte nagu paha pärast, aga ei. Siis ma olen kurjaga proovinud, siis nüüd ma proovisin heaga. Kallis ema, palun saa aru, et kui sa tuled, sa ei pea mulle midagi tooma, eriti martsipani. Ja mis te arvate, kas sa kuulab nüüd? Ta ei kuula. Ma arvan, ta on kurt tegelikult vist. Ja see on ka need armastuse keelega on samamoodi, et nagu kes meist võib-olla tahab saada kingitusi. Mis on sinu armastuse keeled? Mul on selline nagu oleneb. Aga mulle võib-olla kõige olulisem, mida ma ka proovin nagu oma lähedastele, võib-olla see väga ei meeldi. Ma olen vahest teinekord väga ahistav, sest ma iga nädalavahetus midagi planeerin. Me see nädalavahetus lähme ka mingi metsa välja sõidule, kuigi ma vaatan, ilm on täitsa pekkis, on ju. Siis pole hullu. Ma ütlesin, et pole halba ilma, on valed riided, mul on see mingi lollakas tees, on ju. Aga et minu armastuse keel on kindlasti selline nagu ühise kvaliteetse aja veetmine. Ja isegi, kui ma olen nagu väga sotsiaalmeediaga mingi sina peal ja ma kuradi mingi pöial on nagu mingi Schwarzenegger, on ju. Aga ma väga hindan seda, kui me näiteks kuskil sööma läheme ja näiteks keegi näpib telefoni, see on nagu valus mu jaoks. Ja ma olen ka see loll, kes ütleb, et pane see ära. Või siis ka see loll, kes ütleb, et nagu, kas on praegu nii tähtis, vaata. Siis mul on tunne, kui me räägime ja keegi on vahepeal nagu telefonis, siis sa ei kuula. Sa ei saa kuulata. Isegi ma usun, et naised, te olete mingi multikultis, mingi täiesti mingi maailmameistrid, ma ei tea, kuidas te seda kõike teete. Aga isegi tegelikult ajuteadlased on tõestanud, et meie aju saab prefrontaalkorteks saab ainult nii-öelda nagu fokusseerida sellele ühele tegevusele. Okei, võib-olla mingi 2, kui te näiteks pesete hambaid ja kõnnite toas ringi on ja või mingi, ma ei tea, teete veel nagu, ma ei tea, väga paljud teevad mingi hoolitsete siin laste eest ja siis, ma ei tea, vastate telefoni ja siis ma ei tea veel, mis seal Instas on üks tore video, kus baleriin paneb mingi autoga poti kinni jalaga on ja nagu ma arvan, Superwoman, te olete selleks suutelised, aga põhimõtteliselt lihtsalt sellele ühele aktiviteedile ja siis see aeg kuidagi ka, kui see on nagu üks ühele ja väga teadlikult ja kohal olles, see on nagu äge. Sa oled täna väga palju rääkinud asjadest, mis on nagu olulised, pööranud tähelepanu sellele, et sind on võib-olla aidanud ka see vaadata asju erinevate mätast otsast ja nagu mõelda, mis on tegelikult oluline. Kuidas nagu inimeste välimus siia juurde tuleb, et see on see, millega sa kõige rohkem elus võib-olla tegeled, ka stiil ja välimus. Et kuidas sa nagu paned selle kokku, et kas see välimus siis tegelikult üldse nagu on oluline, kui kõik muud asjad elus võib-olla on tähtsamad? Ma pean alustama hoopis teisest otsast, on ju. Et kui ma käisin kunagi stiilipäeviku võtetega Tartus, mul üldse ei meeldinud seal. Ta oli ikka kuidagi nii... On siin Tartus kedagi või? Sorry, ma ei solva, ma lihtsalt räägin. Sorry. Liiga lähedal. Igal juhul. Ja siis ma sain aru, et nad on nii aeglased kuidagi. See on see, et mul on juba magustöid käsil, ta ei ole praadigi lõpetanud, vaatan nagu. Või siis see, et sa oled mingil liikluses oled, siis on mingi nad uimavad lihtsalt reaalselt, vaata. Ja mingi hetk, kui me käisime Tartus suvel, siis lõpuks hakkad saama aru, et selles aegluses on mingi võlu. Ja see omakorda kandus minu inimeste riietamisse edasi. Et ma tahan tegelikult sinna jõuda, meil ei ole vaja palju asju vaata. Meil on vaja lihtsalt, et meil oleks see iseenda ka sina peal. Sest et sama hästi, kui sa tegelikult paned endale see, kes tunned ennast nagu iseenda naas hästi. Et tihti ma näen seda, et ollakse oma arvamustega natuke nagu hooletud. Et tihtipeale kommenteeritakse mingeid asju, issand vaata, sa oled nagu selles nagu nii ja selles naa. Ja eriti pereringis inimesed. Mul on mingi, ma ei tea, üks eraklient tippjuht, tal on 300 alluvad ja ta on mul riidekabiinis mingi 1,5 tunni pärast me jõuame sinna.
et ta vanaema ütle, ma lihtsalt kogu aeg vaatasin, mida ta niheleb, ma panen mingi asja paika, siis hakkab nagu asju kõik alla tõmbama, mida sa teed, vaata, lõpeta rahune maha, vaata. Ja see on see hetk, et jõuame sinna, et tal vanaema ütles, et mitte kunagi ära näita oma põlvi, vaata. Ja siis ma saan aru, et kõikidel või ala näiteks see, et sa ei ole oma mingi, ma ei tea, kurvide või asjadega rahul. Sorry, kui see keegi ütleb mulle, jaa, et ma olen nii kurvikas või nii. Või ala, mul on nii, üks klient vist tuli, jaa, mul on nii suured puusad. Size 36, mis suured puusad. Minge käi Brasiilias ära, see on täiesti klassipa tütar seal, vaata. Mingi isegi Eesti suurus L on Brasiilias klassipa tütar, vaata. Ja need on need hetked, et kui sa iseendaga rahu teed, oma kehaga teed. Ja see body shaming osa nagu ka olnud üleval. Ma ütles seda, et meil on tänapäeval liiga palju letilt saada mingi, suvel korraks vaatasin mingi maitsestatud mingi vesi, äkki mingi sidruni maitsega, vaatasin mingi 14 grammi oli suhkurt sees. Ma olin nagu, mille kuradi pärast sa päev mingi vee sisse suhkurt, vaata. Ja kõik mingi maitsejoogid ja asjad. Ja päeva lõpuks ma olen väga sellise nagu liikumise poolt ja kõik muu, aga inimesi ja olukordi on väga erinevaid. Ja ma ei tea, kes siis naised siin samamoodi, kas peale sünnitust, sa ei pea nägema välja nagu mingi esikaane tüdruk, vaata, kes on mingi 14-aastane ja niimoodi ära krohvitud ja shopitud nagu mingi euroremondist valiminud korter, vaata. Sa ei pea olema nii, vaata. Ja need on need momendid, et mis on sinu enda need tõeks pidamised ja kõrval samamoodi, mis on see toksiline hetk, kes on mingid asju öelda, et ära tunda ja vastu hakata. Ja siis selle sama oma kliendiga, kelle see perekonna, see põlvelugu oli tulemas üks suurem juubel. Ja ma ütlesin, sa lähed sinna nii. Ma panin talle sellise mikrokleidi selga, et sealt see juba muutus nagu, ma arvan, ega mees talle sellist nagu linnaluba sellist kleidis ei andnud, vaata. Ja siis pikad saapad juurde. Ja saad aru, seal on nagu, see on nagu välismaine nagu pakendprodukt. Ja ma ütlesin, sel sama kleidiga sa lähed sinna, et ta oleks kurdi südari äärel. Et sa saad aru, et sa saad ise seda muutust vaata endal teha, mis on see enda otsus. Riiete puhul teine asi on see, et me käime tihti poes ja korraks vaata põrgatasime ka, meil on olemas selline nagu nõukatrauma. Ja see nõukatrauma tegelikult on meil kaasas sellest ajast, kui meil miskit ei olnud ja nüüd on kõik justkui saada. Ja hästi ilus on see hetk, võib-olla kui te riietega jõuate sinna hetke, et teil on olemas mingid lemmikasjad, te käitate neid ja kombineerite neid, ehk te jõuate juba riburada pidi sinna, mis on teie isiklik stiil, vaata. Ja see isiklik stiil võib ka muutuda. See ei pea olema nõndaviisi, et see, et sa oled mingi päeval oled mingi kontoris, praegu on väga palju firmad nagu pingutavad, et inimesi saad tagasi kontorisse, aga enamus on nii kodukontoris on ju, et siis, et sul oleks see rõivastus nagu mugavsu igapäevasesse liikumises ja loomulikult, kuhu te kuskile välja lähete, et sul ongi selline komplimentide kogu ja ma nimetan seda nõnda. Ja teine asi veel, et meil võib olla vabalt see riietus, mis teil on, mis teil toimib, mis on nagu sinu oma vaata näiteks, näiteks ma ütlen tõesti, et kogu selline, ma ei tea, kas siis Mehhiko või sellise stiilis ägedate mustritega asjad on sinu ja kontsad on sinu on ja aga sa saadki seda tekitada justkui selliseks isikliku stiiliks ja sa käitad ja kannad seda, sest tihtipeale inimesed on see, ma siin üritusele aastavahetusel mingid firma üritusel, ma juba sellega käisin. Kuule, ma ei mäleta, mida ma 3 päeva tagasi lõunakski süün. Kuidas sa saad mäletada, mis kellelgi seljas vaata oli? Ja teine nipp, kui sa kannad ja käitad seda oma lemmikasja uuesti ja uuesti. See on üks tore näide Jaana Halasega, olime Patari vanglas seal mingi reivil ja siis meie seltskonnast üks neiu ütles, et ma olen nii vana, ma sain täna 24 ja siis mulle meeldis, kuidas Jaana ütles, mul on täna 24 aastat vana top seljas and I feel good. Ja see oli lihtsalt mingi you go girl! Ja need on jälle need hetked, kus sa saad aru vaata, et ole ise oma sellises minapildis vaata, et ära nagu sulle teine näide, et ühele erakliendile Viimsi õpetajale 70. juubeliks valisin komplekte ja panin talle mingi sellise orhidee, kirka, lillaka mantli. Siis ta hakkas pihta, ma ei tea, mis mul see on, naabri Maiu arvab. Girl, sul on nagu, ma ei ütle, et üks jalg on hauas, aga nagu selles mõttes, et kui mitte nüüd, millal siis veel vaata. Et nagu, et lõpetage see teiste mingi arvamuse nagu enda mingi vajaduse
ka vastuvusse viimine või nagu lähtu ainult ja ainult iseendast. Ja mida enam sa hakkad sellest lähtuma, kurat, see on äge. See on mingi niimoodi, sa lööd iga ukse jalaga lahti, nagu selles mõttes nagu visuaalselt või nagu selle hetkega, vaata. Ja mida rohkem sa hakkad ka käitama mingeid asju, näiteks samamoodi sinul, et sulle meeldib vaata meeste garderoobist mingeid asju laenata, et sa oledki selline boss lady, vaata. Ja ma arvan, sorry, ma ei hakka sulle mingi nõid naastet siin mängima, aga sul on kodus kõige rohkem on blazereid ja pintsakuid. Ütle, et see on tõsi. Lotta kirge kabrel, daamid ja härrad. No päriselt vaata. Need ongi jälle need hetked, et sul võivadki need asjad olla ja sa teedki mingid asjad nagu täiega enda omaks. Ja see on see, et meil ei pea olema palju asju. Ja õpetus, teinekord käite poes, näiteks tuled tagasi 4 asjaga, võta garderoobist välja 4 asja ja viid kas kuskile müüki või heategusse. Sest et mida vähem, siin ka, mul on 10 paari Texas või no, ma valetan rohkem kindlasti, aga siis on see, et tegelikult mul on seal see üks paar, mis on mul lemmik, vaata. Mul praegu hullult meeldib sellised nagu lohvakad ja natuke selline 90-ndate stiilis, sest ma arvan, elu stressab ja pakub pinevust piisavalt, et meil ei ole vaja nagu, et riietega stressad või see ma kuskile lähen ja ma nihelen, vaata, või mingi see, et kuskil mingi asi kortsub, vaata, või mingi ei. Ja see on, ma teen poes ka sellist asju, ma katsun mingid asju, ma kohe mingi kortsutan või siis vaatan käega üle, vaata, see on see, et kohe kui kortsub mul mingi ei. Mul on, ma ei tea, ma teen muid asju, et ma mängin mingit triikimishullu, vaata, et see on nagu, ja kui panete need asjad endale paika ja võib-olla ka teinekord tehke, see on super üleskutse praegu täitsa pikkis hetkega. Ma ei luba teil 6 aega midagi shopata. Ma ei luba päriselt. Ja see on see hetk. Lebo. Ja see on, lebo, jah. Sinna vaja mingi elektrišokiga poodi saada üldse. Aga, ja see on see hetk, vaata, kui sa 6 aega midagi shoppa. Sa ikka hakkad avastama, mul on kapis mõned asjad hinnasildiga, vaata. Või siis teine hetk mõtled, see selle komboga kokku. Või näiteks see, et sa võtadki mingi suvekleidi ja paned sinna mingi ägeda woolishi mingi vesti peale näiteks, vaata. Või mingid asju veel, et sa paned nad kuidagi toimima ja tööle. Või teed mingi täiesti uut hübriidkombosi, vaata. Ja siis sa saad aru tegelikult, eriti ka reisu peale minnes, vaata. Pärast oled tagasi pooli asju kandnud, vaata. Ja tavaeluga on samamoodi. Ja mida vähem sul on mingi kõrval mingi selliseid pinisejaid inimeste ja asjade näol, seda ilusam on iga päev ja selline see reaalsus. Sorry, see ei ole soole etteaste, sorry. Sorry. Ma tean, mulle mikrofoni annete, me elab edamatusi tees. Kes on nõus Xenia täitsa pekkis väljakutse vastu võtma ja järgmised 30 päeva mitte ühtegi riideeset endale shoppama, palun tõstame käe. On ju. Easy. Lotta ütleb alates ülehomsest see sobib, sa ei saa enam kuskile shoppama minna, vaata. Kell on juba nii palju. Aga homme saab veel. Homme. Ülehomsest. Ma arvan, sa saad meiega liituda küll, come on. Lotta. Su garderoob on nii suur, et sa võiksid mingi siin, ma arvan, oma laudkonnale mingi moeshow vabalt korraldada. Ma arvan, kõikidele oleks sinu garderoobist asju, nii et... Nii et ühesõnaga siis 6. hooaja alguses me teeme moeshow sinuga. No... Kust see nüüd tuli? Ma ei tea, nagu ma olen tegelikult tahtnud modell olla kusjuures. Okei, see on esimene kord, kui Mihkel pakub välja, et me võiks mingi sündmuse teha. No jah, sina korraldad. Ma arvan, see on juba sündmus, et me siin oleme. Ei, see jaa, aga see ei ole kunagi Mihkli ideed. Jaa, aga nagu ma ei pea korraldama. Okei, mingi seda tehke keegi poolele edasi. Aga... Et siis ma saan aru, meid oli päris palju, kes käe tõstsid siin, kes siis 30 päeva ei shoppa. See on äge. Täiega. Ja sa võtad selle, siin on jälle see teadlikkus juures, sest vaadake, ma räägin teile hästi lihtsalt. On olemas 2 tulpa, on olemas need asjad, mida me vajame. Need on näiteks igapäevane söök, ma ei tea, apteegi käik, mingi maksud maksta. Siis teisele poole sinna juurde on see, et mingi sellised asjad, mida me justkui nagu armastame. On see siis kas reisimine? Mul on mingi teine obsession on praegu mingi see karamellifrappe. No haigelt hea. Ma lihtsalt, mul on valus vahepeal, nagu ma teen selle ära, siis ma lähen, vaata. See on siis ühte tulpa kuluvad asjad ja need on sellised asjad, mis kestavad kuidagi kauem, ma ei tea, käite reisi peal. Ma olen see hull ka veel, kes sprindib pilte välja, vaata, mingi... No lihtsalt nagu nii tore, mis sa seal telefonist ikka vaatad, ikka albumisse või kuidagi mingi toredaks üllatused. Siis teises tulbas, mis on sellised nagu kiired asjad, on see, et
mulle meeldib ja siis on ego asi, ma tahan. Ja siis see mulle meeldib ja ma tahan on need hetked, kus alati hakkab mingi kurat siin nagu õlgade peal rääkima. Ka mul räägib, see on okei. Te ei ole erilised, sorry. Et meil kõigi räägib ja see on see, kurat hakkab rääkima, aga tegelikult mul ju sellist ei ole ju. Ja see on küll see sama värvi, mis mul on kapis juba olemas ja nagu midagi taolist. See ei ole üldse selline, seal on ju need kandid on teised või detailid on hoopis teised. Ja siis ma saaksin sellega sinna minna. Ja tegelikult need on sellised asjad, mida sa nii-öelda vähem kui mingi... No, see on nii üürikes, et sa pärast mingid ostad ära ja pärast saad aru, et sul on isegi veel seal silt küljes. Ehk siis need, et mulle meeldib ja ma tahan, et need on lihtsalt mingi egolaksud ja nendega me saame tegelikult hakkama teiega hästi vaata. Ja need ei ole nagu elulised isegi mitte. Ja. Senja, mis on viimane mõte, mis sa tahad meie publikule täna endast siia maha jätta? Oi jeerum, Jesus. Ma tahaksin võib-olla siia maha jätta seda, et oma ajahetkes me oleme jõudmas sinnamaani, kus meil on hambad teritatud, aga me ei pureks teisi ja iseennast. Et tihtipeale me kuidagi oleme helgemad, abivalmivad ja avatumad kuidagi teistega, kui me vahest oleme iseendaga, vaata. Et võib-olla sellist... Kuulsite, jah? See oli see, mis ma tahtsingi maha jätta, vaata. Et tehke pais endale rohkem ja võib-olla leidkegi hetkes oleme see õlu ja otse loomulikult ka kostitage komplimentidega teisi. Ma ei ütle nõnda, ma nüüd lähen homme tööle ja siis tuleb mingi, sul on ilusad juukseotsad, vaata. Või nagu päriselt, mis on asjakohased kuidagi ja kindlasti ka märgake abivajajaid, kui nad seda teiega vajavad ja kas siis praegu ka Ukraina toetamine või siis ka suurpered või siis ka võib-olla ka enda lähedastest kedagi. See abi teinekord ei pea olema ainult materiaalne. See abi võib olla ka nõnda, mis ma küsin su käest, hei, kuidas sul läheb päriselt? Nagu lihtsalt, mitte see nagu lihtsalt see, kuidas sul läheb mingi, et ma tahaksin sulle rääkida, kuidas mul läheb, vaid lihtsalt see hetk, et kuidas sul läheb päriselt. Et võib-olla see sealt kõik kokku võttes, et ja eriti ka, kui te tänaval näete, et keegi vajab abi või ma olen mingi haige asi juures, kui ma näen kedagi, kellelgi on telefoni kaart käes, kas ma saan teid aidata? Et siis ma mõtlen ise välismaal väga palju olles, siis ma olen väga tänulik kõikide nende ees, kus sa oled mingi Jaapani Shibuya peatusis ja keegi tõstab, ma näen, et sa oled natukene kaotsis, et kuhu sa tahad minna? Sul on 5-korruseline mingi jaama, saad aru, tegelikult tahan lihtsalt siit majast välja vaata. Et siis, tule kaasa. Et need on need hetked, kus siis elu alati kannab ja annab tagasi ja kinkimise rõõm on tegelikult sama hea rõõm kui saamise rõõm, nii et... Ma saan aru, et me pidime tulema mingi moe mingi juttu siin ajama Shane Falkina, aga tuli välja mingi psühhoanalüüsi õhtu, nii et aitäh, et te kõik olite täna osa siit ja aitäh täitsa pekkis, et kutsusite, sest et ma olen väga super ei-ütleja, sest et teistele ei öeldes ütlen ma ja iseendale, aga tundus selline huvitav ja ütleme selline see väljakutse või nii-öelda see kutse siia podcasti oli selline hoogne, nii et ma tundsin sellist nii-öelda nagu, kuidas öeldakse eesti keeles, siis ma tundsin hõimu justkui ära, et siia tulla. Oh my god, aitäh Shane selle lausest, aitäh, et sa tulid ja sa olid kusjuures, täna olime ju esimene live pod, ei ole, vabandust, Kristiina, see oli ka kunagi kelleks. Mulle järjekord ei ole üldse oluline. Üldse ei ole oluline, aga lihtsalt, et me ei ole üldse palju teinud neid. Ja see ka ei ole oluline. Pigem oluline see, et me olime täna siin ja me tegime seda. Võivad üldse mõnedest ka olla minu jaoks olulised, mitte ainult sinu jaoks on ja minu jaoks on see oluline. Ja kõikigi ainult ümber sinu siin ja... Päriselt või? Kogu maailm. Aitäh. Et lihtsalt mega äge, et sa täna tulid ja et see vestlus läks väga sügavaks ja et sa rääkisid välja asju, mida sa ei ole kellelegi rääkinud. Seda juhtub siin täitsa pekis saates, on varemgi juhtunud. Ja ma loodan, et mingi meedia siit ei haara mingi pealkirju kuskile lihtsalt kontekstist asju välja, et see on alati mingi see, aga õnneks ma pean teile kurvastama, et mul on mingi suhteliselt nagu krokodillinahk, et siis, et it is what it is ja ma loodan tõesti, et me oleme liikumas sinna ägedate avatud hetkede juurde, kus siis
saame tegelikult aru, kui hästi meil kõik on nagu päriselt ka. Daamid ja härrad, Xenia Fokin.